Oluline on teada, et enamus sümboleid on võimalik dokumenti sisestada otse klaviatuurilt, numbrimärkide alt. Näiteks kui soovite oma dokumendile lisada protsendimärki, siis tavalise personaalarvuti klaviatuuril tuleb selleks vajutada klahvikombinatsiooni Shift ja 5. Või kui soovime lisada euromärki, siis tuleb vajutada klahvikombinatsiooni Alt-GR ja 5. Kui vajalikku sümbolit klaviatuuril ei ole, siis viige esmalt hiirekursor kohta, kuhu soovite seda sisestada. Meie antud juhul soovime sisestada sümbolit, fraasi sümbol siia järele. Seejärel valige vaheleht lisa ja sealt alt nupp sümbol. Esmalt kuvatakse enim levinud sümboleid. Kui teie otsitud siin ei ole, siis valige veel sümboleid. Avanenud hüpikaknas kuvatakse kõiki sümboleid. Kuna neid on palju, siis otsimise hõlbustamiseks on nad grupeeritud alamhulkade alla. Näiteks, kui te vajate kreeka tähestikku, et kreeka keeles kirjutada, siis saate teha seda siit. Oma näites aga proovime sisestada dokumenti krüptoraha Bitcoin sümbolit. Kuna tegemist on valuutaga, siis arvatavasti on ta valuuta sümbolite all. Avan valuuta sümbolid ja otsin sealt üles Bitcoini märgi. Valin selle märgi ja seejärel vajutan nuppu lisa. Nagu näha, siis Bitcoini sümbol tekkiski meie dokumenti. Kui teil on mõni sümbol, mida vajate väga tihti, siis on mõistlik lisada talle otsetee. Otsetee lisamiseks valige jällegi vaheleht lisa, sealt alt sümbol, veel sümboleid ja otsige üles tihti kasutatav märk. Meie lisame sümbolile Bitcoin, kiirklahvi F12. Seda saab teha nupu kiirklahv alt. Avanenud aknast tuleb väljale vajutage uut kiirklahvi, sisestada kiirklahv. Meie antud juhul sisestame F12. Seejärel vajutan nuppu kinnista. Peale akende sulgemist saan sisestada Bitcoini märki otse klaviatuurilt vajutades klahvi F12.